kaotusteks valmis. Kuulbet. Tere tulemast kuulama ja vaatama NBA saadet Kuulbeti 6. viga. Kahtlemata kõige kuninglikum NBA saade siin see mulla kamaral, sellepärast et täna me räägime 4 meeskonnast, kelle play-off teekonnad on lõppenud, kes kaotasid teises raundis oma vastastele ja nende seas oli ka NBA kuningas ise, LeBron James 41-aastaselt, kelle tulevik on tekitanud palju küsimusi ja palju kõneainet ja sellest räägib varsti Ardo täpsemalt. Aga lisaks LeBronile ja Lakersile on meil 3 meeskonda veel, kellest on paslik arutada. Nendeks on siis Philadelphia 76ers, Detroit Pistons ja Minnesota Timberwolves ja lihtsalt ütlen, et kes tahavad kuulata ainult Lakersi osa, sest seal me tõenäoliselt räägime ka mõned sõnad Henry Veesarest, siis kerige saate teise poolde, et seal on ka Minnesota Timberwolves on samuti saate teises pooles. Aga alustame siin kärmelt Philadelphia 76ersiga, kelle võib-olla lähitulevik on mõnes mõttes või tegelikult kõige kahtlasem tegelikult, sest siin kohe pärast teise raundi lõppu siis Philadelphia omanik Josh Harris, kellest on muideks praegu segatud huvitavatesse, kuidas siis öelda, no vist pedofiilia skandaalidesse. Ei ole ju kõige meeldivamad kuulujutud, mis tema kohta liigutavad, ta on Epsteini failides seal pidevalt figureerinud. Siis tegi ikkagi pressikonverentsi koos Bob Myersiga, kellest on saanud siis Philadelphia, mitte enam Philadelphia, ta tegelikult on selle Josh Harris parem käsi või siuke otsustaja. Ta ei ole nagu Philadelphia manager, vaid ta on pigem siukene, kes hoiab kätt pulsil kõikidel spordiorganisatsioonidel, mida Josh Harris omab. Nii et ta on nagu justkui selle Harris on nagu käepikendus siis Philadelphia võistkondades. Ja Bob Myers oli siis pressikonverentsil koos Josh Harrisega, ütlesid, et nad pole üldsegi rahul ikkagi selle hooaja lõpptulemusega. Ja tulemus on siis see, et võistkonna üsnagi pikaaegne manager Daryl Morey sai siis kinga ja Nick Nurse, võistkonna peatreener, kes sai ka Toronto Raptorsega meistriks mõned aastad tagasi, jäi palgale, kusjuures on üsnagi erandlik, et tavaliselt ikkagi lahkub treener, mitte manager ja kui manager lahkub, siis lahkub ka treener. Sest miks see niimoodi on see, et tavaliselt kui tuuakse uus manager, siis see uus manager tahab enda valitud treenerit, enda valitud nagu inimesi seal tiimis, mitte see, et on eelmise otsustaja poolt valitud. Nii et see on natukene erandlik olukord praegu Philadelphia's, aga selles mõttes, et vaatame, kuidas siis see läheb. Philadelphia'l on nüüd omajagu küsimusi õhus lisaks siis sellele, kes hakkab nende järgmine treener olema, sest nimelt on neid palju vabagente nende seas. Quentin Grimes, Kelly Oubre, Andre Drummond, ja siis on mõned noorem mehed, kes pigem kätavad alles ja Kyle Lowry läheb tõenäoliselt pensionile. Aga Oubre ja Grimes olid sellel aastal play-offis ikkagi 2 päris olulist lüli ääre peal, keda ma arvan, nad tahaks ikka tagasi saada, ütlen ausalt, vähemalt Oubret kindlasti. Aga probleem on ka see, et ega neil pole palju vaba palgaruumi, et nimelt Joel Embiid teenib järgmisel aastal 58 miljonit. Paul George teenib järgmisel aastal 54 miljonit ja Tyrese Maxey teenib 41 miljonit, mis tähendab seda, et vaba palgaruumi põhimõtteliselt tiimil pole, nad on nagu kinni selles kolmikus. Nüüd õnneks Embiidi leping on hallemini, sest Embiidi leping on pikem kui Paul George'i leping ja Embiid teenib, kas te teate, kui palju Embiid teenib 2 aasta pärast või? Mitu tal veel alles on? 2 on? Ta on 3 aastat veel lepingut. Nii. Ta praegu järgmisel hooajal teenib 58, mis ta arvata, palju ta viimasel lepingu aastal teenib? $67 miljonit. Ja Embiid on mänginud viimased 3 hooaega vähem kui 40 mängu, nii et ei ole just kõige parem investeering, ütleme nii. Philadelphia siis kasutas see hooaeg 30 erinevat algviisikut 30 erinevat algviisikut põhihooaja play-offi vältel ja eelmisel 2 hooajal Embiidi ja George'i vigastuste tõttu siis 90 viisikut. 90, see ei ole fakti viga. Aga kui Embiid nüüd tänavu mängis, siis Philadelphia võitude kaotuste saldo oli 24 võitu, 14 kaotust.
Ei ole kõige pahem, ta oli tegelikult, olgem ausad, ju selle Philadelphia esimese raundi suur üllatuse põhiline nii-öelda autor tegelikult koos Maxiga. Ja ma arvan, et ega nad Embiidist ei pääse, et Embiid jääb sinna kuni nüüd selle oma lepingu lõpuni, võib-olla viimasel aastal ta saab kuhugi ära vahetada, eks me seda näe, aga Embiid ja Maxi nagu jäävad paika ja pigem on nagu Paul George'iga lootust, et kuidagi sellest lepingust vabaneda, kuigi George mängis, ta oli play-offis hea. Kas ta nüüd kas ta 54 miljonit seda väärt on? Mitte 54 miljonist, võib-olla 5,4 milli eest. 5,4 eest on seal palju mängijad. Aga tegelikult on nüüd see, et see hooaeg andis Philadelphia'le ikkagi kinna signaali, et see tulevik on ikkagi Tyrese Maxi ja VJ Edgecombi päralt. Ja nüüd on küsimus, et kui Edgecombi leib ja või ja sai on kõik kiirrünnakud ja nagu kiire mäng, Edgecomb on nagu super, kui tempo on vähegi kiirem, siis see ei lähe kokku eriti Embiidiga. Pluss Maxiga. Abiks on muidugi see, et kui Embiid jätkab oma sama vormi, et mängib igal hooajal alla 40 mängu, siis tegelikult ega Edgecomb ei peagi väga selle pärast muretsema. Ma arvan, et Drummondit nad ei too tagasi kusjuures millegi pärast. Ma arvan, et antakse siis suurem nagu võimalus Adam Bonale, Türgi koondise mehele, kes tegelikult näitas päris nagu sisukat potentsiaali selle aasta põhihooajal eelkõige mitte Drummond on nii kauaks liigasse jäänud. Drummond püsib liigas, ta püsib NBA-s. Vahetusmees, pluss 3 leidis. Ja hea veteran riietusruumis ka, kus juures räägitakse. Aga nüüd ongi küsimus, Henry Drell on seda kusjuures. Aga nüüd ongi ta oli Drummond oli Chicagos just. Aga nüüd küsimus ongi see, et kuidas seda tiimi hakata nagu Maxi ja Edgecombi ümber ehitama seisus, kus sul vaba palgaruum ei ole sisuliselt ja ega sul nüüd ka draftivalikutega midagi hiilgavat ei ole, et tänavu nad saavad draftist siis Houstoni valiku, mis on number 22, sealt midagi võib saada, on räägitud, eelmises saates rääkisime ka, et mingid drafti inimesed panevad sinna kohale ka Henry Veesart mingitel põhjustel, kuna Embiid on pidevalt katki ja Adam Bona nüüd üle maailma kõige kindlam mees, siis tegelikult Veesar ei olegi nüüd nii paha variant, kes sobiks päris hästi, sest ta avaks ruumi ju tegelikult ju Maxile Edgecombile. Pluss ta on võimeline pidevalt välja söötma ja teine asi on, see oli üks põhjuseid, teine põhjuseid, miks nad peaks teda valima, on see, et nad loobuvadki Drummondist ja jätavad selle põhihooaja põhimõtteliselt siis Bona ja Veesare kanda. Mis ei ole kõige halvem tegelikult. Noor eesliin, kes sobiks päris hästi selle. Sest et läbi selle play-offi jälle näitas Embiid, et üldse ei saa. Ongi, sa võid saada kuni 7 mängu Embiidilt kätte, isegi võib-olla vähem äkki 5. Ühe Bostoni seeria. Äkki 5. Sest ta ju Bostonis tuli mängu ka 3. või 4. mängus vist. Et see keha ei pea vastu rohkem kui üks isegi ma ei ütle 2, see keha peabki vastu ühe seeria. Aga ega nad ei saa sellest lepingust lahti ka, see on, ma arvan, NBA üks kõige raske, peaaegu kõige võimatuma vahetusega leida. Ja lisaks Embiidil on seal linnas ka sükene staatus, et ega hästi keeruline on teda nagu ka emotsionaalselt ära vahetada. Aga Mori, kes see Kinga muidugi ütleski, et tõesti, et meil ongi, me Maxi kuhugi ei saada, VJ ka mitte ja George'i ja Joel'i ka mitte, nii et eks nad ongi seal kinni. Nüüd ongi küsimus see, et kuidas siis teha seda Philip paremaks, et kas jätkata nagu noortega ja hakata nagu ehitama järgult, siis umbes nagu Boston tegi, et tõid ju Hugo Gonzalez draftist võtsid, neil on see Jordan Walsh, noor kaitseväär ja Baylor Shireman viskaja äärel, et võib-olla hakata siis niimoodi vaikselt ehitama, et võtadki draftist noori mehi, kellest siis keda panna siis järgult VJ ja Maxi ümber. Jaa, aga sa pead ehitama seda selliselt, et sa asendadki neid kuradi suure lepinguga hullusid selle ees. Ja miks sa üldse tahad ehitada nii nagu Boston? Boston sai peksa neilt ju. Boston treener sai peksa. Jaa, aga nagu selle mõttes, et sul on vaja ääri nagu oma tagaliini ümber, et sa ei saa ilma äärteta ju. Minu jaoks Edgecomb ongi äär. Edgecomb on sükene 2-3 on ju. Aga vaatame. 2. Pigem 2. Üks on hea, et nimelt siis
järgmise 2028, siis 2029 annab jälle Clippers neile oma valikud James Hardeni eest. Nii et aitäh James Harden, kes miskit ikkagi lahkumisega Philadelphia'le nagu jättis kätte. Aga ma ütlen ausalt, kui ma vaatan nagu otsa Philadelphia hooajale, siis tegelikult see hooaeg, ma ütleksin, läks üle ootuste hästi. Ma arvan, et ma annaksin hooajale nagu 4 või 4+, sellepärast et nad olid kõige kahtlesema tervisega tiim terves NBA-s. Nad said play-offi, nad võtsid välja ida suur favoriid esimeses raundis, Game 7. Nad võtsid kogu selle play-offi suur favoriidi lõpuks Nad olid enne jõule põhjakala ida. Ja selles mõttes sa ütlesid see kahtlesema tervisega, kui sul on NBA 2 kõige kahtlesema tervisega mängijat ühes meeskonnas nagu, siis jah. Ja ma arvan, ma arvan isegi see 4+ on 4+++++, sest et need ei oleks pidanud jõudma teise ringi. No mitte ühtegi valemit ei näinud seal. Ja neil on nüüd nagu väga selge, tänu sellele VJ draft õnnestumisele, neil on nüüd väga selge nagu plaan, et kuidas edasi nagu minna. Nüüd ongi küsimus see, et kuidas nad drafti valikud ja noorte arendustöö selle hakkab õnnestuma uue manažeriga. Aga seda me näeme juba õige pea ja mis ma ütlen, et hea meel, et Nick Nurse jääb sinna. Hea meel on, et Philadelphia fännidel on jälle lootus selle Edgekombi tõttu, muidu oleks neil ainult Maxiga nagu päris nagu kahtlane seis siin lähiaastateks, aga nüüd on neil 2 meest, kelle ümber ehitada ja 3 aasta pärast lahkub ka Embiid ja siis saab juba hakata mõtlema suuremad mõtted, et seniks ma ütleksin, et tundke nagu rõõmu sellest, et teil on nagu play-off tiim, proovige iga aasta saada play-offi, et ehitada kogemus ja karastust Edgekombi ja Maxiga. Aga ma ütlen, et järgmine aasta saab olema play-offi pääsemine päris keeruline, sest esiteks George Embiid on nagunii katki mingi osa hooajast ja Indiana tuleb tagasi tegijate sekka, seal on ka teisi tiime, Hornets tuleb tagant peale, et ma ütleksin, et Philadelphia tundke rõõmu tänavusest ja vaatame, mis järgmine oleks. Nii, anname praegu siis Erkile, kes võtab kokku ida esimese asetuse tiimi nüüd siis hooaja... Detroiti superhooaeg ikkagi. Oli või? No tegelikult oli. Pettumus ja natuke. No mis pettumus? Kui keegi oleks neile hooaja alguses öelnud, et nad panevad ida kinni. Me ütlesime ju. No, mina ei uskunud. No sina ei uskunud, mina ja Ardo siis uskusime. Ja mis siis, et nüüd me panime isegi petid selle peale. Me saime sellest raha. Ida võidu eest saime käia. Aga ikkagi suurepärane hooaeg, Cade näitas põhiturniiril vähemalt, et ta on hea liider, MVP lähedal, lihtsalt teised kandidaadid olid paremad sel aastal ja mis võib-olla see play-off tekitas küsimärke ja me eelmises saates rääkisime, et Turene on hea ja Harris oli on-off ja Cade kadus lõpuks üldse ära, aga tervikuna, neil on need mängijad, kes on lepingu all, Thompsoni viskamist sinna me ei jõua, see on juba ulme kategoorias, aga neil on Duncan Robinson, Turen on lepingu all, neil on nagu see tuumik on normaalne olemas, nüüd on küsimus lihtsalt, mida nad teevad Tobiasega ja Hörtel niikuinii temaga ilmselt ei pikendata ja 21. valik on sellel aastal neil olemas, et sealt saavad kindlasti, mina usun, et kvaliteetse mängija. Detroiti fännidel pole küll praegu mitte millegi pärast nagu, jah, see on mõru pill, aga arvestades, et nad kaotsid Game 7 Clevelandile, nad oleks võinud vabalt Game 7 kaotada ka varem juba Orlandole, nii et selles suhtes, et nad päästsid oma miinimumprogramm sai siiski minu silmis täidetud. Minu arust mitte, sest et ja minu arust nende tulevik on nagu päris suure küsimärgi all minu jaoks, et see probleem, mille me Ottoga tõstatasime enne play-off'e nagu, on lahendamata ja see on shooting, kust korvid tulevad, et kust tulevad korvid nagu, et kui sul on ja päris hirmus oli vaadata, et see Turen ära kadus nagu, et kuidas sa lahendad need probleemid, et kui juures nägin päris head nagu trade machine'i nagu varianti, kuidas saada endale Michael Porter Jr. Ja see lahendaks päris kuradi palju probleemi neil ära. Lauapallid, punktid, kolmeste viskamine.
sest et sorry, aga Tobias Harris ei ole nagu see mees, kes sind tõotatud maale sealt tassib, sellepärast et ta on liiga ebaühtlane. Ta mängis väga head mängud osati, aga ta on liiga ebastabiilne nagu, et ta lihtsalt ei tule, kaks head mängu järjest sealt ei tule lihtsalt. Sest ta ei suuda ise endale viskekohti tekitada. Väga hea oli näha selle Jenkinsi nagu esile kerkimist. See oli tõesti hea. Ja, aga see Jenkinsi esile kerkimine, mina ütlen, oli täpselt samasugune nagu eelmine aasta see Indiana McConnell, ta justkui tuli, tegi, aga lõpuks ikkagi sealt ta ei ole see, kelle... McConnell on 34, Jenkins on 23, nagu täitsa eri kohtades. Teine asi on see, et lõpuks Bickerstaff leidis selle variandi, kuidas ta mängib Cade ja Jenkinsit koos. Ehk siis see, et sul on tagaliinis, tegelikult oleks vaja 3 peale ka veel ühte venda, kes on ohtlik kogu aeg, sellepärast see annab Cade Cunninghamile oluliselt rohkem ruumi tegutsemiseks. Et väga hea meel on selle üle, et Cade Cunningham kasvas mängijana tohutult sellel aastal, tema assist number läks pööraselt ülesse. Et see oli kusjuures see, mida ennustati ja öeldi talle, et kui sa tahad olla see mees, nii-öelda this is it tüüp, siis sinu aeg on nüüd panna juurde assistides, nagu, et sa pead oma meeskonda rohkem mängu tooma. Tureniga koos ju see toimiski läbi selle hooaja, aga kuradi kohta sa Turen jäid sinna play-offides, eks? Ja, aga Detroit on ikkagi heas kohas, neil on treener paigas, neil on manager väga hea tasemel. Ja, aga seal on selleks, et sellise meeskonna, kus sul on Cade Cunningham, Turen, nüüd Jenkins on ja siis sul Thompson, eks ole, siis sinu vaade on see, nii, kuidas me sõrmused sõrme saame, et mis me nüüd siis tegema peame ja siis nendele küsimustele peavad nad nüüd vastama hakkama, sest et ei tohi unustada, et Cade Cunninghami prime on käes 2 aasta pärast umbes. Siis ta on oma parim järgmised 5 aastat. Praegu, ma arvan, atleetlikust tipus. 3 aastat tagasi on play-offi haisugi selles tiimis. Aga see ongi protsess, ega nad ei saa kohe seda tervet ida siin kinni panna. Minu arvates on nagu küsimus on nüüd see, et ikkagi 2 küsimust. Esiteks, sügisel on võimalik pikendada Ausar Thompsoni lepinguid, palju sa talle maksad, on ju? Seal ei ole varianti, sa pead maksma. No sa pead maksma, okei. Aga mina väidan seda ja ma olen siin paari oma tuttaga läinud, kes on Detroiti jälgijad, olen läinud vaidlusesse kusjuures sellega. Et mina väidan seda, et sama probleem on, mis on Houstonis, on ka Detroitis. Shooting. Sa ei saa mängida 2 meest korraga platsil, kes ei ole viskajad. Kohe, kui ma vaatasin ka see Spursi mõlemal on sama probleem. ja, et ma vaatasin ka Spursi jõuki Simengus kohe, kui oli Tort ja Hartenstein ja Tort on ikkagi võrdes Thompsonitega kuradi sniper. No ei olnud see pilt üldse ilus ja see on Tort, on ju, mitte Thompson. Et sorry, aga Thompson ja Turen, sa pead valima. Sa pead valima nagu ühe nagu neist, kellega sa hakkad siis nagu mängima, et pane Thompsoni nagu suureks ääreks, kes ei viska ja lased tal nagu lauas möllata, sest kui sul on 2 väga olulist 30 pluss minuti meest ja nad on sul play-offis korraga platsil, siis nagu isegi kui Thompson on NBA parim perimeetri kaitse, mida võib öelda isegi mõningal puhul, siis ikkagi on hästi raskelt tuleb see rünne. No lauapallid ka. Ja, aga mis siis on, et Turenile ei tee seda ma arvan, vaata, nüüd on sest et kui me võtame Tureni ära, siis puhub seal Detroitil korvi all Turenile teed. No Stewart ei ole päris mängis kehvasti ka seda tegelikult teises raundis. Stewartil ei ole sellist kere ja sükest. Aga Tureniga on nüüd see, et Turen on nüüd sellel suvel on ta piiratud vabagent, ehk siis nagu ta nagu läheb justkui turule, aga Pistonsil on õigus iga pakkumine matchida, on ju. Jaa, aga nad on leppinud sellega, et ta läheb turule. Nad tahavadki teada, mis see turu seis on. Pistonsi õnneks on see, et seal turul on täpselt umbes 3 vist tiimi, kellel on võimalik üldse pakkuda. Need on Brooklyn Nets, Chicago Bulls ja Los Angeles Lakers. On ennest 3 võib-olla Bulls pakub tõesti mingisuguse pakkumise. Jaa, aga nad matchivad seal kindlalt. Ja ma arvan, et nad matchivad, aga nüüd ongi küsimus, et kui Bulls mõtleb, et me ei hakka seda Tureniga isegi jamama, et me nagu üritame siin nagu aeglasemalt ehitada. Pluss neil on hea pikk nagu ju. Draftist. Ja, nad on ennegi 4. valiku pekki kõrnud. No on küll jah. Ja, aga nad ei lähe sealt pikka võtma. Aga kui nad otsustavad, et me hakka seda Turenile isegi pakkumist tegema, vaid hakkame rahulikult ehitama seda meeskonda uuesti nullist pihta, siis keegi ei pakugi Turenile midagi, ehk siis Piston saab mängida väga hardballi Tureniga, et kuule näed,
kus sa selle raha saad, me anname sulle 100 milli, et 25 milli hooaja eest saad, mitte 40, mitte 42, 25 või 20. Jaa, aga samas on jälle küsimus, et kui mina olen näiteks Bulls või kes iganes, ja siis ma vaatasin neid play-off'e, siis ma küsikski, et aga palju see väärt on nagu? No aga samas sa võtad selle perspektiiviga, et Turen on 22, ta on endiselt väga noor. Et sa võtad selle perspektiiviga, et nagu et seal nagu Piston siis Ausar Thompsoni kõrval, kes ei viska, on ta nagu suhteliselt nagu natuke halb, on ju, aga minu tiimis, kus mul on äkki varasti Tureni kõrval 4 viska, et on võib-olla parem seis. No tegelikult Detroitil see teine tsenter, neil on Reed ka veel, aga Stewartil on vise olemas. No jaa, aga Stewart selle mehe keha juba laguneb minu arust, juba praegu laguneb natukene. Ta ikkagi kohati näeb välja nagu teibitud koos. Aga ma ütleksin, et Turen on selle suve suur küsimus, et mida Pistons temaga nagu otsustab, kas saavad odavalt tagasi või ei saa, kuidas Turen nagu õpib sellest kogemusest, võib-olla nagu mees on 22, et või anname talle natukene nagu ikkagi andeks ka, et 22 aastat võib-olla ei peagi olema veel tippus. Miks Detroit ei võiks 21-sena valida Henry Veesaar? Ei. Neil pole vaja teda. Neil pole vaja. Ei. Seda ei pakutud üldse. Sellepärast, et nagu all due respect to Henry, ta ei ole väga see Pistonsi DNA-ga mees ka, ma ütleksin. Mul on tunne, et nad lähevad 3 valimiselt. Jah. Või mingi viskajad. Nad võtavad Tobiase positsioonile. Sest Tobias on vaba agent, on ju. Tobias, vaatame, ma arvan, et Tobias... Selle raha eest enam keegi. Ma arvan, et Tobias... Selle raha eest ei võta. Ei, aga ta on ikkagi... Ta on väärt kraam. Väiksema palga eest. Aga mitte selle raha eest. Aga mingi 12 miljoni eest. See on väga hea diil. Ja, aga üldkokkuvõttes Pistonsil on variante. Ma näen, et neil on variante, neil on piisavalt tekitatud endale puhvrid, kõiki asju, neil on variante ja neil on variante, et saada, nad ei pea leidma enam mingisuguseid nagu main piece, need on olemas. Need on olemas, jah. Aga sa pead leidma need Merrillid ja siuksed vennad endale, kes teevad need õiged asjad õigel ajal ära, sest et Duncan Robinson oli ikka, vahepeal oli hea, aga see on ka siuke kuradi Ameerika mäed. Duncan oli vist katki ka, selg hoidis kogu aeg. Me rääkisime ka sügisel, et see Schröder oli eelmine aasta Detroitis, eks? Ja kui me nüüd, ma tean, see on tobe ja nii ei olegi mõtet mõelda, aga kui palju oleks selline veteran playmaker võinud seda Detroiti play-offi jooksu muuta? Mina arvan, et see tiim on Michael Porter Jr. tooja. Puhtalt sellepärast, et neil on vaja ühte pikka äärt, kes on natuke noorem kui Tobias Harris, kes paneb 3 nagu nii, et homsed poleks enam vähem ja miks Piston saab selle manöövri teha, on puhtalt see, et nad saavad panna kas siis Thompsoni või Tureni sinna, ja nad ei pea isegi väga oma pikke panema, aga kui nad ei taha kumbagi panna, Piston saab teha nagu selles mõttes nagu selle Motherloo pakkumise, et neil on võimalik pakkuda 4 esimese raundi valikut, kui nad tahavad. Kui nad tahavad, nad saavad pakkuda 4 tükki. Ma arvan, et Brooklyn Nets võtab selle diili heaga vastu, mis siis... Netsil on niigi nüüd pikke. Aga lõpuks sa oled nagu Presti istud 16 pikki vastu. On siis Presti halb elu või? No ei ole. Aga ongi see stretch 4, kes on noorem kui Tobias, oleks shootingut vaja ja siis ma ütleksin, et ikkagi on vaja seda teist Jenkinsist paremat ikkagi tagaliini meest. Jenkins on väga noor alles ja kogenemata. Ma paneks Jenkinsi 6. meheks, ma ei tooks seda algviisikussena. Ta on ikkagi kleenuke. Neil on 2 peale vaja ka. Aga 2 peale on okei. Selles mõttes, et okei, lähme edasi siit. Sest et Pistonsi tulevik paistab okei, kui see tehakse, nüüd on vaja õiged otsused teha, sest ruumi nende tegemiseks on. Ja kahju, et see Ron Holland ei saanud play-offis praegu üldse platsile, ta oli vist 5. valik või 6. valik. Aga ta on ka mingi 4-aastase leping. No jaa, aga ma ootasin temast palju enamat. Aga nüüd kõrvakikki, sest Ardo siin on valmistunud, see läks paljude eestlaste lemmiktiimiks ja kui nüüd suvel juhtub see, mida mitmed drafti analüütikud ennustavad, siis ma arvan, et me näeme siin LA plahvatust võib-olla Eestis, nimelt siis LA Lakers ja mis siis saab LeBron Jamesist? Kus kohast me pihta hakkame, sest me eelmine saade rääkisime, et praegu on kõige rohkem pakutud siis LA pikki selles draftis, et sellega läheb Henry Veesaar miinusteks või miinusteks loetakse see juures siis seda, et
Luka, talle meeldib rollida ja nagu katest rollivad pikad, kes lähevad siis loobi püütma ja on loobis ohtlikud, mis ei tähenda, et Henri Veesaar seda ei ole, on küll, ta on väga hea loobipüüdja ja paneja, aga üks Henri Veesaare suurimaid võlusid on stretch 5, ehk siis ta tõmbab 300 tagant laiali selle, ta viskab üle 40 prossa 3, seda päris hea volüümi juures ja see on nagu asi. Tõsi, ühte main issue'd ei taha see Henri Veesaar seal kuidagi lahendatud saada, ehk siis see kaitsepool, et tema need numbrid ei olnud nagu füüsilised numbrid nagu peaks olema suuremad ja tema senine ka kaitsetegevus, kõik nii-öelda drafti analüütikud ütlevad, et kaitsepool on füüsilise kaitse ma ei ole nende drafti analüütikutega. Jaa, aga sa ei ole vaadanud ta mänge, tegelikult ka on tal selle kaitsega ja pluss jalgadest liikumisega natukene seal probleeme, kaitses eriti. Aga seda on toodud ette, seda on teinud need mehed, kes teevad sinust ja minust natukene rohkem sellest. Selle pikkuse juures liigub hästi. Osa Ardol rääkida. Jaa, aga endiselt seda pakutakse, sellepärast, et ta on ahvatlev valik, ütleme nii, et Lakersil seal tsentri koha peal väga palju sitemaks minna ei saa, kui neil praegu on, eks ole, sellepärast, et Eiton ei kandnud pead kaela peal ikkagi ja Otto on hästi välja toonud selle siin, et sellel mehel on mingisugune pea sees olev issue ka, et ta vist ei saa oma nagu meeskonnakaaslastega ka päris nii läbi, nagu peaks. Ja Jackson Hayes on Jackson Hayes, selle nagu areng pidurdus seal, kus nagu oleks võinud veel ma isegi arvan, et see mees jääb millegi pärast. Jackson Hayes või? Jaa, muidugi jääb, tema jääb kindlasti, tema on backup center ja ta on väga hea backup center, selline peabki backup center olema. Ta on ka Sloveenia tiimikaaslane. ja seda, ta ei lasegi minema. Ja neil ongi oma üks pikk ja that's it, eks ole, et kõik ju sai New Orleansi kunagi ära antud. See on tänaseks on läbi vist, kõik on ära antud juba New Orleansile. Ja nüüd on vaja siis edasi vaadata, vaatame siis uudis number 2 või tegelikult LA Lakersi jaoks palju olulisemat asja, et küsimus on selles, et nad on natukene siis selle LeBron Jamesi lepingu pantvangis oma otsustega praegu, aga sellest on nüüd siis küla peal erinevaid jutte. Tal pole nägi enam lepingu. Ja, aga seal ongi nagu see, et nüüd on küsimus sellest, mis siis saab, eks. Ja väidetavalt siis Lakers just kui tahaks, aga nad ei ole elu sees nõus seda 50+ miljonit enam maksma. Et nad ei ole nõus. Ja väidetavalt siis on LeBron Jamesi jaoks praegu laual 4 erinevat meeskonda. Esiteks siis Lakers, siis üllatuslikult Miami Heat ja New York Knicks on tekkinud lauale muideks. Ja loomulikult Cleveland Cavaliers, ehk siis teha farewell tour nendega. Kõige napakam selle juures on see, et nendele 3 kuradi idatiimile on LeBron James nõus tegema allahindlust. Ehk siis minema nii-öelda odavama lepinguga, et minna sinna ja olla, eks. Ma kardan ise, et see Heat ei pruugi talle midagi pakkuda, sellepärast, et see ei ole nagu championship tiim, eks ole. Kinder than that, no. Ei jah, sa lähed sinna, kus nagu mitte midagi. Jah. Et, aga Heat on laual, Heat tahaks, on ju. Huvitav tekki oli minu jaoks muidugi New York Knicks, aga siin ta on ja ta on nõus nagu raha maksma, eks, aga mitte, ka ilmselgelt mitte nii palju, eks. Ja ma ei saa, sellest kohast ei saa aru, et miks sa siis neile oled nõus allahindlust tegema, aga oma praegusele kodumeeskonnale ei ole nõus allahindlust tegema. Siin on teine asi veel, et Lakers nagu ilma allahindluseta teda ei võta. Ja siin on, selle põhjuse nimi on Rob Pelinka. Nimelt tagatubades ahistatakse, et ärge unustage, et Pelinka on Kobe mees. Pelinkal on siiamaani sellest Rich Paulist ja tema agentsist, mis on valitsenud tema kuradi meeskonda siin Anthony Daviste ja kõikide kuradi külatoladaga eesotsaseks, keeranud kõiki asju pea peale, et tal on kõrini sellest jamast ja LeBron Jamesist ka tegelikult.
ja ta hea meelega näeks, kui ta läheks oma farewell tuuri kuskile mujale tegema. Olgu siis väiksema raha eest, kui ta Lakersist küsis. Ja päris aus olla, siis kurat, no mingu tehku see kuskil mujal, ses mõttes, et kui sa vaatad passi teatud meestele, siis sinna on nüüd panna vaja tükid ümber, sellepärast, et Prime on käes ja aeg on minna. Luke on 27. Täpselt nii. Prime algas nüüd. Ja kui see nüüd sügiseks saab terveks ja ma ei tea, kuidas ta sealt oma halbadest pereasjadest välja tuleb, siis temal on ju pikk leping juba pakutud ja aktseptitud ja kõik on sellega hästi, siis järgmine küsimus on Austin Reeves. Päris suur küsimus. Päris suur küsimus, sellepärast, et see summa on hiigel suur ja küsimus on, kas võtta või jätta. Siin on see koht siis, kus tuleb mängu nimega Kreeka Freak, sellepärast, et extend ja change nagu. Aga Austin Reeves on 28. Ta ei ole esimeses nooruses. See võib olla variant lihtsalt. Ja. Et see on see, mida, vahepeal oli isegi uudis, et Lakers on nõus minema all in, neil ei ole all inni võimalik teha, neil ei ole all in, neil on ainult Austin Reeves. Et LeBron Jamesi sa ei saini ja treidi kuradi Milwaukee Bucksi, ta lihtsalt sööb selle Pelinka elusalt ära selle peale. Ma korraks lasin filmi käima. Ei, selles mõttes, et ei tohi unustada, et kui LeBron James teeb kellegagi lepingu, siis see sisaldab jälle no trade clause'i, et tal on see praegu ka sees. Austin Reevesi sellest asjast on räägitud, sellepärast, et summa ei vasta tegelikult tulemustele, mis see mees pakub. Ja eriti play-offis. Austin Reeves on ju see, et ta oli praegu aastaid alamakstud, nüüd see aasta tal on player option, mida ta ei võta kindlasti vastu, sest see oleks mingi 14 miljonit, ta tahab 50 pluss saada või 40 pluss saada. Nüüd on minu arust nagu Lukal tema parimad tulemused on ikkagi siis, kui tal on nagu kõrval veel üks väga hea playmaker ja kas sa saad turu kedagi paremat kui Austin Reeves? Seal on iva on selles, et neil on samad tugevused ja nõrkused mõlemal. Ma tean, jah. Ja Austin Reeves tegelikult ei täienda teda rohkem, kui et ta tõmbab rünnakul vabakaid saab hästi. Ja ta tõmbab rünnakul laiali. Ta tõmbab rünnakul laiali ja annab Lukale ruumi, aga kaitses on nad mõlemalt põrgulikult kehvad nagu. Ja sellest Austin Reevesist jooskis see üle ümber ja tagurpidi ja edaspidi, eks ole. Et see ei lahenda seda probleemi. Marcus Smart oli muidugi väga hea täiendus sinna kõrvale, kes siis nagu lapib mõlema kuradi kaitse auke, eks. Sul on selles suhtes õigus, et see 45, eks me räägime 200 millisest lepingust, mida see mees tahab saada. Ja ta ei ole 200 milli väärt, no vaata kust nurgast tahad, ta ei ole 200 milli väärt, pluss 5, ta on 28 aastane, me räägime 33 aastasest Austin Reevesist, kes praegu juba on pidevalt katki. Et väga raske on näha, kust ta selle turu pealt saab muidugi. Et kes on nõus seda pakkuma, eks? Palun väga piston sootab. Maksumüüri taga räägitakse päris huvitavat juttu. Ma ei tea, kui palju sellest lõpuks tõsi on, aga päris tugevad reporterid räägivad seda, et nimelt mingil seletamata põhjusel on Danny Angel väga suur huvi olnud alati Austin Reevesi vastu. Ja et kui nad saaksid Austin Reevesi nagu mingi sign and trade'iga, oleksid nad võib-olla nõus, kui nad näiteks võtavad draftist selle Boozeri poja või Caleb Wilsoni, siis Lauri Markkanen või Jaren Jackson Jr. pole enam nii hädavajalik ja ma arvan, et niisugune tugev 4, kas on ta Lauri või on see Jackson, ei oleks üldse paha variant, et tegelikult Jazzil on vaja küll ühte väga head number 2, nagu selle mõttes ei ole kuidagi paha. See Markkanen lahendaks selle LeBron Jamesi probleemi ka ära tegelikult, aga ma lähen siit edasi veel, on veel jutte. Nimelt räägitakse Hachimurast. Kes on ka vabagent. Jah, et sellega võidakse teha sign and trade. Ja kusjuures üks kosilasi pidavat olema võimalikult erkilemikud ehk Warriors ja sinu suurelt vihatud poolakas pannakse sealt Jumal tänatud, aga selles suhtes sel juhul ma arvan, et Roop Pelinka on idioot, kui ta selle tehingu ära teeb nagu, sest ma ei saa aru, miks sa võtad Brandon Podziemski Rui Hachimura vastu. See ei anna sulle mitte midagi, kui sa just ei aja Austin Reevesi minema. Kaitses on Podziemski parem. Hachimura, mis ta on? Hachimura on 4. Kui vana ta on? 28?
midagi sellist. On nii vana juba. Ja, ta on juba päris mõnda aega olnud. Ja, aga Hachimura on 4. Yeah. Podziemski tagamees nagu. Et kui see võiks olla teema, okei, ma nüüd tuleme selle sinu variandi juurde, on ju. See võiks olla teema sel juhul, kui nad teevad Lauri treidi Austin Reevesi ja mingi tükiga, mis tõenäoliselt Aints tahab midagi peale saada. Ja sel juhul on neil vaja kolmandat osapoolt. Neil on 4 on üle siis on Hachimura üle ja nad saaks temaga teha sign and trade'i tagamehe peale, sest Austin Reeves on läinud, siis see Podziemski sobiks sinna tegelikult. Et see on variant, aga neil on see pika kuradi probleem ja see Eitoni probleem. Aga Eitonil on järgmiseks aastaks player option 8 milli. Ma arvan, et Eiton võib selle vastu võtta, sest ma ei usu, et turult midagi väga palju paremat saab. Ja teiseks 8 milli ei ole tema eest ikkagi palju. Ei ole palju, see on okei. Aga sa pead pikendama kuradi Jackson Hayesi ära nagu. Et... No see 5 milli, ma arvan maksimaalselt. Marcus Smartili on ka player option, ma arvan, et isegi Smart võib selle vastu võtta, sest võib-olla ta saab turult natuke rohkem, aga mitte palju rohkem. Ja, aga neile üks suuri hädasid on rim protection, et see on vaja ära lahendada seal. Et see on hädasti vaja ära lahendada. Henry Veesaar tuleb ja hakkab lahendama seal asju, et selle koosseisu juures, mis neil praegu on, kui me räägime Eitonist ja Jackson Hayesist, siis ma arvan, et ei ole väga raske läbi murda sellest kadalipust ja tõusta seal pidevalt mängivaks tsentriks. Aga Lakers lõpetas põhihooaja 18 võidu ja 5 kaotusega. Ma saan aru, et selle tanktiimi natuke ka, aga kas Lakers lõpetas selle põhihooaja 18 võidu ja 5 kaotusega viimased 23 mängu, et kas see nagu põhihooaja lõpp võib-olla ikkagi on piisav nagu ambitsioone, lisaks kogu see nagu mingi trall ja mingi fanfaar ja piletimüük, mida tooks kaasa Lebroni küllaltki tõenäoline viimane hooaeg NBA-s, et ma ei tea, see ole kõige allem asi maailmas. Jah, aga mitte 50 miljoni dollarist ja teiseks sa raiskad jälle ära ühe Luka aasta, et kui me vaatame tänaseid probleeme ja takistusi, mis seisavad kellegi jalus selleks, et võita sõrmuseid, siis on nendeks 2 võistkonda ja sa pead lahendama ära need probleemid ja tänavu said sa küll ilma Lukata, sa said ikkagi 4-0 ja üsna veenvalt 4-0 ja kui me võtame veel selle mängu, kus Luka viga sai, siis selleks hetkeks olid nad lootusetud kaotanud selle mängu juba, et seal ei olnud nagu küsimust, et neil on vaja lahendada ära, kuradi Vembi probleem on lahendamatu põhimõtteliselt, on ju, aga sa pead lisama alla kaitset, sest et ei Eiton ega Jackson Hayes ei ole võimelised Vembi vastu mitte midagi tegema. Kas Tuurenile teeks leppeokkumise? 25 eest või? Lakersil on seda vaba palga kõvasti. Ei kui läheb 22 aastane loob center. Ei, selles mõttes, kui läheb ära Lebron, siis on ju 50 vaba. Just, et kas Tuure neid tooks 40 miljoni eest näiteks? Teine asi on see, ühe momendi toon üldse kogu selles NBA majanduses nagu ligi, et ma tuletan meelde ühte olulist punkti. Sa pead oma raha raiskama, sest muidu sa saad trahvi. Sest et sa ei tohi ka nagu joosta paljude miljonitega radari all ei saa joosta seal nagu, et siis hakkad teistpidi trahvi saama sellest, et sa ei maksa mängijatele, aga pakkumise teeks, aga ma kardan Pistons kohe matchib selle, et Volker Kessleri, kes on piiratud vabagent ei teeks Peyton Watsonile jällegi piiratud vabagent. Tegelikult nagu neid häid noori, kes tulevad turule. Ja, aga nad on restrictedid ju. Jaa, aga kuule, ega Tenneri pole raha, et matchida isegi. Jah, aga Peyton Watson on tagamees ju. Ta on PF, SF. Nojah, Kessler ja Turen on 2 tsentrit, kes on saadaval, et mina mõlemale nagu teeks pakkumise võib-olla isegi, sest nagu sa saad vabaagentid, nagu päris vabaagentide sest seal pole mitte kedagi, sul on Vucevic. Nii et, aga ütlen nüüd ära, et kas siis kõik need drafti raportid, et Henry seal lõpetab, et kas sa arvad, et nii läheb või? Minu arust on see natukene segane, sest et kui ma vaatan 21. pikist edasi,
siis seal omavahel nii Veesaar, ma ei mäleta nimesid, aga seal on veel 2 tsentrit, 2 bigmani, see on nad ei anna tsentrid, nad annavad bigmani kaupa, seal on ka power forwardid sees tegelikult ja need vahetuvad need nimed seal ja ma ei tea, ma ausalt ei tea, ma ootan huviga, sest et siis Veesaare jaoks hakkab see Boston mängima, eks ole, järgmisena, aga sealt see oligi, et Philly, Lakers, Boston, seal vahel on see bigmanide mäng nagu ja mis järjekorras nad seal need 3 tükki lähevad, siis ongi nagu üks suuri küsimusi, sest et tunne on, et tõepoolest Boston vist Woods'iga ei lähe edasi, siis nemad tahavad ka bigmani saada. Ja mis sa Reivsiga ikkagi lõpuks teeksid? Mina vahetaks ära, sest et neil on tõsine, Lakersil on väga tõsine kaitseprobleem nagu üleüldine, nii all kui ka tagaliinis ja kust iganes, igalt poolt kurat logiseb nagu. Ja tagaliinis ainuke on Smart, eks ole, aga kui on Reeves ja Luka on nii üheülbalised mängijad, et ründes jah, see toimib nagu, sest et üks tõmbab tähelepanu ära ja teise pealt, eks, ja nad saavad mängida, siis, ja et sa ei saa double tiimima kogu aeg minna, sellepärast sealt tuleb sööt, sealt tuleb kohe korb, et seda paljud proovinud ja see väga ei toimi, et see eriti Luka peal, kes tuleb sellest alati mingisuguse ressiga välja sealt, aga mina vahetaks ära, ma prooviks, selles mõttes, et kui sa panid siukse variandi veel lauale, siis see oleks nagu, et kuhu allkirja vaja. Kas Ford ja Aaron Fox? Miks nad seda Foxi peaks tahtnud? No mängujuht, kes on kiirem, atleetlikum, natukene. Nad ei taha kiiremat ja atleetlikum, neil on vaja Luka tempos püsida. Ja kaitsesuunitlus. Tegelikult Fox on suur, aga mulle meeldiks see külje pealt variant, siis teeks Hachimura ja tooks sealt midagi tagaliini mingi püssi nagu. Sest tegelikult püssi ei olegi vaja, kurat, neil on Kennard ju veel, et ma ei teagi, aga selle Hachimura eest küll midagi. Nad tood tagasi, ma olen suhteliselt kindel. Jaa, selle raha eest ja teine asi, see mees mängis nagu. Ja kusjuures seda ma küll ütlen JJ Redica kohta, et oskas shooterit kasutada. Nii, aga lähme siis Maguse saia ehk siis Minnesota 2 aastat eelnevat hooaega sai lääne finaali, seekord jäi siis pidama teises raundis tulnukad tiimi vastu 6 mängus. 49 võitu, 33 kaotust oli siis see hooaeg ja see oli imelik hooaeg, et nad alustasid päris kohmakalt seda hooaega, siis päris paljud olid, et mida te teete, mis teil viga on ja siis Anthony Edwards ja Julius Randle ütlesid, et kuidagi raske on seda põhihooaega tõsiselt võtta pärast 2 lääne finaali, et me teame, mida on vaja teha ja siis nagu kuidagi ligadi-logadi see hooaeg läks lõpupooles oli Anthony Edwards ka pidevalt vigane ja tuli ka play-offi lõpuks vigasena. Aga ometi, kui play-offid tulid, siis Minnesota, nii nagu nad lubasid, nad võtsid ennast kokku, alistasid Denveri Laazaretiga 6 mängus ja andsid Spursile kõik, mis nad suutsid anda 6 mängus. Neil on kasutada draftis number 28 ja 59 valikud, see 59 on üsna suvaline, 28 on kasu. Ja neil on nüüd probleem see, et neil on tiim endiselt väga kallis, aga Ayo Dosunmu läheb vabale turule. Ja ma arvan, et Dosunmu on pärast seda play-offi küllaltki hinnatud mängija. Mitte ainult Ayo Dosunmu ei lähe turule, vaid läheb ka Bones Island, kes tegelikult tegi päris korraliku hooaja Minnesota ridades. Mike Conley läheb ka turule, aga ma arvan, et Mike Conley on see, et kui ta tahab mängida, siis ta saab mängida. Mis sa arvad, et Dosunmu hind võib olla? Ma arvan, et keegi on nõus talle maksma 20, kutsusid circa 22 per hooaeg. Circa. Aga see päris ahvatlev tegelikult ju, arvestades mismoodi tegelikult see venda, me oleme näinud ju Chicagos väga hästi. Ta on 3. aasta. Natukene up and down. Ma arvan, et ta on nagu selles mõttes kallim kui Nikhil Alexander Walker, kellest loobuti. Aga minu arvates ongi probleem see, kui sa maksad ikkagi roppu raha Anthony Edwardsile, Rudy Gobertile ja Julius Randle'ile ja lisaks ka mitte üldse väikest raha J.D. McDanielsile, kes oli selle play-offi staar, siis ega sul pole palju variante, et oma tiimi paremaks teha. Nüüd on teada see, et Tim Connolly, Woolsi manager, ütleb, et Chris Finch jääb igat pidi oma positsiooni järgi, isegi unistagi, et ta kuhugi lahkub. Aga probleem on see, et üks mees teeb veel raha, Donta DiVincenzo, keda järgmine hooaeg tõenäoliselt pole.
et võib olla parimal juhul tuleb tagasi hooaja lõpus, aga ka see on kahtlane, me nägime, et sellest vigastust tullakse tagasi päris kaua aega. Nii et Di Vincenzo on vaja kuidagi asendada, Tosunmu on sul küsimärk, kas seda võimalik üldse tagasi tuua, sest tõenäoliselt see nõuab Julius Randle'i vahetust, kui nad tahavad teda tagasi tuua. Nii et küsimärke on oma jagu. Ma küsin midagi vahele või? Nii. Need omanikud, see Rodriguez ja need, et nad ei, kuigi väga tuntud, ei ole nad tegelikult nagu jõukad. Nii jõukad, on ju. Ja ma tean, et sellega oli eelmine kord probleeme juba, et mida sa näed, et nad seal teha saaks niimoodi, et nad nende panka lõhki ajaks, või see on juba lõhki? No ma arvan, et see on see piiri pealne, ma arvan praegu nad taluvad ära, et nad luksusmaksu küll maksid see aasta, nagu lubasid, aga ma kardan, et nüüd on küsimus see, et ma arvan, et mitte Minnesota, see on umbes 20 meeskonna või natuke vähem, 15 meeskonna küsimus, et kas meil on mõtet luksusmaksu maksta ja üldse hakata proovimagi, kui meil on 2 seda debiilset tiimi seal lähene eesotsas, pluss veel on võimalus, et Lakers tõuseb ka sinna sekka, kui nad suvel õnnestuvad oma käikudega. Aga mis muu lahendus neil on ja nad on tegelikult ju, nad on olnud seal ja... Ma tulen korraks tagasi selle juurde, et ma pigem ei näe, et Lakers I'm sorry, kõik Lakers fännid, I'm sorry. Mulle ka Luka Doncic väga meeldib, ma tahan, et Riversa sinna läheks. Lakers on maagiline ja kõike tore, aga ma ei usu, et see 2 meeskond on liiga hullud, lihtsalt liiga hullud. Ja olgem ausad, üks oluline moment on, need 2 meeskonda on palju aastaid seda süsteemi ehitanud. Selleks, et sinna jõuda tänase raha ja kõige süsteemiga, sul kulub sama palju aega. Jah. Aga selles mõttes, ma ütleksin, vaata Toronto Raptors oli ka aastaid ja aastaid sukene tugev keskmik või natuke üle selle ja siis nad lihtsalt ootasid oma aastat ja oma võimalust, oma vahetust ja siis tuli see kõik kokku, et ma arvan, et Minnesota, ma arvan, mõtled samamoodi, et nagu jah, ma tean, et ma olen nagu 1 aasta või 2 aastat sealt allpool, aga kui näiteks Spursil on Wemby vigane, Oklahomal miski tõrgub või on näiteks Shea vigane või midagi muud, siis on mul lootus ja ma tahan, et Anthony Edwardsiga mul oleks see lootus olemas, sest ma ei taha selle mehe parimaid aastaid kuidagi raisata ja tal on praegu parimad aastad käes ikkagi. Et tema mäng põhineb atleetlikkusel omajagu, tal on küll väga viskajaks kasanud, aga ikkagi tema see esimene samm on väga oluline relv. Et nüüd on minu arvates põhiline on see, et Tosunmu vaja kuidagi säilitada. Nad ei saa kaotada, nad kaotasid juba Alexander Walkeri, kui nad kaotavad suvel ka Tosunmu, siis sinna tagaliini sisuliselt jääb ka ainult Ant alles. Tegelikult, et vabandust Terrence Shannon Jr. fännid, keda teil tekkis play-offiga äkki mõned, aga Shannon Jr. ei saa olla lahendus. Kas sa Conley vett miinimumiga jätaks või? Ikka, kui ta tahab nagu olla mentor riietusruumis, jumala eest, kõik ütlevad, et Mike Conley on NBA parima iseloomuga inimene. Ja kui sul on selline kolmas mängujuht võtta, siis see on luksus. Aga nüüd on küsimus, et Minnesotaks on eksistentsiaalne küsimus on ka see, et väga-väga palju ja kusjuures seal on ka kinnitust nüüd tänaseks Milwaukee'st tulevate raportite järgi, et Minnesota päriselt püüdis Janist saada. Nad tegid ikkagi kõvasti tööd, nad pakkusid ka McDanielsit Janise nimel, nad pakkusid Goberti Janise nimel, Milwaukee võtnud vedu. Et kui Janise ja Milwaukee suhe on veelgi toksilisem, kui ta oli veel veebruaris, siis kas nad üritavad uuesti, et Ant ja Jannis kuidagi paaritada ja loota, et McDaniels võib olla 3. mehena ja kõik ülejäänud, Gobert, Randall, Tosunmu, pikid, mis meil on veel kuskilt võtta, kõik paneb mängu, et Jannis tuua. Nad peavad riidi säilitama sellel juhul ja Jannisel ma saan aru, et see peamine kosilane on ikkagi South Beachil nagu, et ma arvan ka, et Jannis ei taha sinna Minnesotasse, kuigi ei ole Milwaukee'st väga kaugel tegelikult, aga ma arvan, et nad ei taha lihtsalt, ma arvan, et Ant tahab, Jannis jääks... Tead sa, mis nad oodata võivad või? Eks, nad lähevad idatiimiks ju. Jah, et kui see juhtub, siis Jannis võib tulla. ei, mitte seda, vaid et üldse oma õnnestumiseks, kui sa suudad seda tuumikut säilitada, nad suudavad, sest et need on täitsa prime'is siis need vennad ju, Ant Edwards ju. Idas nad on küsijad juba oma praeguse satsiga. Ei no jah, muidugi, nad võidaks ära ida. Ja
kurat, nende valem on lihtne, oodata. jah. Expansion, 1,5 aastat. Juba rääkis Tim Connelly, et ta tahab järgmisel hooajal näha seda, et Chris Finch vähendaks Kuberti koormust kõvasti ja hakkaks mängitama rohkem siis noorprantslast, kes on Kuberti taga, Joan Beringer, kes siis G-liigas lammutas kõik ribadeks ja kusjuures hakkas mängima Kossu 4 aastat tagasi, et supertalent, kes lihtsalt hakkas Kossu mängima väga hilja. Aga Beringerist nähakse siis Kuberti mantli pärijat ja lisaks ütles Connelly veel ka seda, et oli pettunud, et Chris Finch kasutas nii vähe hooaja vältel Terrence Shannon Juniorit. Nii et ta tahab, et noored saaksid rohkem võimalusi. Aga Minnesota, ma ütlen ausalt, et ma arvan, Minnesota parim ajajärk oli need viimased 4 aastat. Ma arvan, et paremaks tegelikult ei lähe. Raha pärast. Raha pluss tegelikult nad ikkagi sõltuvad tohutult palju Kubertist kaitses ja Kubert on 34. Kubert hoidab ennast väga hästi füüsilises vormis, aga no ma ei tea. Ja lisaks DiVincenzo vigastus, Mike Conley enam ei ole... No DiVincenzo ei tule enam. Jah, no järgmine jätab vahele. Mike Conley on vana ja ei ole talle mantlipärijat leitud ja vist ei leiagi. Ta ei ole teist Mike Conley sugust mängijat NBA-s. Et ma arvan, et see oli parim run nagu Minnesotal frantsiisi ajaloos ja ma lihtsalt ei näe võimalust, et tegelikult see asi nüüd läheks hullult paremaks. Võib-olla on anti meeskonnas, kui kaardid langevad õigesti üks Western Conference Finals run veel olemas, aga no paga ma ei näe, et midagi enamat sellest suudaks. Aga ma ütlen, et see on okei. See on okei, Minnesota-sugusel turul, kus on olnud ajalooliselt sitad tulemused, on see väga okei. Ja Nad on päris kindel play-offi tiim ikka. Ja, väga kindel. Ma arvan, et kõik ütlevad, et oi, kui sa nagu meist tiitvõitluses ei ole, see on mõttetu tiim. Vaadake selle võistkonna ajalugu, see võistkond oli 16 aastat järjest play-offist väljas. Et nagu ma arvan, et uued omanikud väga vajavad, et see play-off raha tuleb tiimi ka. Ehk siis tiim on 30 aastat eksisteerinud ja üle poole pole play-offi nuusutanud. Peale Kevin Garnetti enam midagi juhtunud. Mitte midagi, kõik. Aga nüüd neil on superstar, ma arvan, et tänu Ant Edwardsile jooksis Kevin Love'i ajal ka ikkagi midagi, aga see oli... Lihtsalt küsimus on see, et kui kaua Ant nagu on selle asjaga nõus, et ta nagu tiim ongi niisugune tubli play-off tiim, et võib-olla aasta-2. Jaa, aga küsimus, ma tulen jälle tagasi selle teooria juurde, kui sa satud itta selle tiimiga, mis see nüüd on, 2027 võib-olla, no. Nii. 28. No. 28, kurat, 1,5 aastat. Et jah, 1,5 aastat, siis sa ju ruulid ida ju. No ma ei tea, mis idas hakkab saama. Aga siis hakkab sealt ju tulema kulda ja karda, nii et paha hakkab, graafik läheb hoopis teisest, sa kuradi üle 2 korra peab Embiga mängimagi. Jah, võib-olla tõesti. Aga no Timberwolvesil on kui valikutega on pekkis, nad annavad valikuid nii Spursile annab võlgu valikuid kui ka teistele Utahile ja Memphisele ja nad on paljudele võlgu valikuid, nii et ja kusjuures kui nad olid 3. aastat järjest luksusmaksu maksid, siis nende 2032 valik külmutati, nii et sellega on ka pekkis. Aga igatahes ma olen uhke Timberwolvesi hooaja üle, ma arvan, et korralik 5- tegelikult, kui Denveri võit oli ja isegi paneks isegi 5 neile. Nii et Minnesota fännid ja anti-fännid olge uhked ja kõvasti näitasite sisu play-offis, palju õnne. Aga nüüd järgmises live-saates juba räägime tõenäoliselt konverentsi finaalid, selleks saaks juba läbi ja saamegi rääkida siis juba valmistuda finaaliks. Praegu, tšau! Tšau! Head aega!